Astra tuleb külla ja loeme raamatuid, kus leht lehe haaval avanevad pildid ja maastikud. Udus tungib muusikat ja illusioonide saatel leiame enda eest lendava vaiba, mis raamatulehtesid ületades jõuab mägede kõrgusele ja pilve piiril lendame üle 7 maa ja mere unistuste maale Armeeniasse. Oi! Vaata, Astra, me oleme lendaval vaibal. Ümbritsevad kõrgused rabasid endasse kogu minu tähelepanu. Jah, ja näe, siin on üks flööt kah. Ma pole kellegi flööt, vaid lendava vaiba tutukk. Rääki muusikapill, just kui sattunuksime Alice imedemaale. Ma olen veel väga jutukas, aga ma saan teid aidata. Kuidas? Olen väga abivalmis ka, kui te minuga vaid mängite, sest siis jääb mu süda rahule ja ma näitaksin teile 100 erineval moel oma tänulikkust, kui te mind vaid helisema panete. Vaadake, milline mägi-meri meie all kogu aeg on. Piimamäed, mannapudrumäed, kulla- ja pähklimäed. Vanamäe isa jutustasid mulle lapsena lugusid nendest paikadest. Vapustav. Jaa, tahaks selle sees vähe suppelda. Kui nii, siis saame ju maanduda. Aga mis liiki mägede esmalt tahaksite kohata? Mul kõht koriseb juba. Tahaksin miskit süüa ka. Vaata, sealt taamal kõrgub üks ilus roosa mägi. Siis võiksime tõesti kõigepealt külastada seda Mannamäge. Jaa, aga ehk saame kuskil väikese puuviljapeatuse ka teha, et siis pudru peale mahlakaid puuvilju lõikuda. Pole probleemi. Käime siis enne viigimarja ja aprikoosi järel. Need jäävad sinna samma, sest kõik tahavad ju putru värske puuvilja moosiga. See aasta on popp vaaritada aprikoosimoosi. See tähendab, et teil on lootust leida ka viigimarju. Eelmine aasta nad lendasid liiga kiiresti puukiljast kõikide kodudesse. Esimene sihtpunkt Armeenias oligi siis meil puuvilja juurviljaputka, kust haarasime kaasa magusaid viigimarju pudru heaks ja seilasime siis suure Mannamäe tippu oma imevaiba ja pilliga. Tere, külalised Jean. Soovite serveerida teile sooja putru? Tahaks teile pakkuda ka meie maa kõige imelisem ruu. Sinened hatsid, selleks oleks vaja aga pillimängu, et kõik minu 26 erisorti madu tooksid metsast 100 erisorti taime selle roa maaritamiseks kohale. Üksi ei saaks ma sellega hakkama, aga nemad praegu laisad ja peesitavad päikese käes. Kes tööd ei tee, see süüa ei saa, jah? Võime vabalt teie auväärse Mannapudrumäe vaimu aidata. Ei. Tahaks teile vaid kõikse paremat pakkuda. Ja kui te seda rooga ei saa proovida, siis muutuksin ma nukraks, sest ei saaks ometi lastele sõnumit edasi jutustada kohalikest pärlidest ja siinmaal käib armastus suuresti ka kõhu kaudu. Hakkasime siis muusikat mängima ja tantsisime. Ega märganudki, et üks hetk olime ümbritsetud madudega. Just kui imeväel ilmusid erisorti suured ja väikesed sisisevad lõgismaod ja püütunid ja kõigil erinev roheline taimhambus. Aga ma kardan kohutavalt. Ära karda, nii kaua kui te selle nööriringi keskel seisate ja neile muusikat mängin, siis nad naudivad teie seltskonda ja tantsivad teile. Ja mäevana pakib teile värsket sooja Chinelav hatsi kaasa. Selle päeva seiklus justkui rabas. Nii ebamuinasjutuliku lõpuga meie ringreis, kuid niivõrd paeluv, sest kes ei tahaks olla hoopis sõber laste hirmutamiseks kasutatava loomaga. Tšesotjoon ja head teed. Tšesotjoon, aitäh! Tšesotjoon!